sellise tegusa ja tehnilise mõtlemisega naisterahva juurest nagu Brit seda on tegelikult väga sobiv meie saadet jätkata Statoili teenindusjaamas, sest ma olen kindel, et Eestis ei ole mitte ühtegi tegusat naisterahvast, kes ei oleks mitte kunagi astunud sisse Statoili teenindusjaama. Ja no seda, et siin saab osta piima, saia, leiba, kohvi, loomulikult ka oma autot pesta, me teame ju kõik, aga seda, et on olemas nüüd selline uus erakliendi krediitkaart, ma arvan, et seda küll paljud ei tea. Jah, tegemist on tootega, mis siis sobib eelkõige inimestele, kiire elutempoga inimestele, kes soovivad saada terviklikku ülevaadet oma kulutustest ühelt poolt ja teistpidi siis toode, mis siis annab ka erinevaid soodustusi. Aga Statoilil on ju olemas Statoil Extra kaardid niikuinii. Jah, Statoili Extra kaart on selline lojaalsuskaart, mis siis annab vastavalt tangitud kütuseliitrite kogusele siis kliendile allahindlust kütuse pealt ja lisaks on ka siis selle erinevad soodustused erinevate kampaaniate raames, aga Statoili eraisiku krediitkaardi puhul on olenemata siis tangitud kütuseliitrite arvust või mahust on soodustus kogu aeg 2,3 senti liitri pealt, seda nii mootori bensiinide kui ka diislikütuse puhul. Ja teistpidi ka autopesu puhul on alati 15% soodustus, lisaks on ka kohvi alati viiendiku ehk 20% võrra soodsam siis eraisiku krediitkaardi omanikele. Krediitkaardi taotlemine käib internetis Statoili kodulehel statoil.ee, kus on siis mõne minutiga võimalik see taotlus ära teha. Ma saan aru, et sellele kaardile ma ennem ei pea eraldi hakkama raha peale laadima, kui ma seda kasutada saan? Ei, et antud kaart on siis krediitkaart ehk et te saate tarbida siis teenuseid ja tooteid ja kuu lõpus siis või järgmise kuu alguses saadetakse siis arve, kus on siis põhjalik ülevaade tarbitud kütuseliitrite kohta kui ka toodete ja teenuste kohta. Ja mina pean küll omalt poolt kiidusõnad ütlema, sest just eelmisel nädalal ma otsisin kohta, kus ma saaksin oma rehve pumbata ja peab tunnistama, et ainuke koht oligi Statoil, kus ma seda teha sain. Jah, eriti külmade ilmadega käis väga palju kliente siis meie jaamades ja siis meil tõesti olid järjekorrad siis rehvirõhumõõtjate juures. No põgusalt sai siin autopesu mainitud ka ja tegelikult päris aus olles mina olen alati selle autopesu suhtes väga skeptiline olnud. Meie jaamades me oleme suhteliselt palju rõhku pööranud just sellele, et vahetada ära siis või uuendada pesulate pesuharju. Uued harjad, mis meil ka siin jaamas on väga pehmed ja sisuliselt nagu silitaksid autokered, samas teevad ta puhtaks ja need uued harjad võimaldavad pakkuda ka igasuguseid lisateenuseid. Näiteks on poleerimine ka meil võimalik Statoili jaamades.